Sedapuhku veist teistsugune video. Kes järgmist jõulumeisterdamist ootas, siis teid ma pean natuke kurvastama. Meisterdamise video tuleb umbes nädalase hilinemisega, sest ma olen hetkel teel Saksamaale. Väga hästi läks. Ma alati sõidan Saksamaal mingite pisikeste mikroautodega, siis seekord lõpuks sain päris auto millega sõita. Nüüd aga ma sõidan Wolfsburgi poole. Mul on umbes tund aega sõita ja mul ilmselt läheb seal päris pikalt õhtuni. Nii et ma arvasin Wolfsburgis ma täna midagi filmida ei jõua, nii et kohtume õhtul hotellis. Vana hea Saksa kiirtee ummik. Mõnest iga kord, kui ma siin sõidan, siis ma mõtlen alati, et vägev autobaan minusugusele tehnika ja autoentusiastile ikkagi, et saab kiiresti sõita ja tegelikult see autobaan on lihtsalt tundide kaupa ummikus tiksumine. Päev on edukalt lõppenud, sain kõik valmis, ma täna valmis saama pidin. Eesmärk oli siis homme sõita Saksamaa idapiirkonda, et üle anda seal meie uued tõuksid, mis lähevad siis laborisse sertifitseerimisele ja imekombel isegi mahtusid autosse ära. Ma korraks hakkasin juba veits muretsema, aga sain ikkagi piisavalt suure auto, siin on üks ja seal kuskil on teine veel. Minu tänane majutus siis Wolfsburgis, hotell Koja. Ei näe väga palju lubab välja, aga tegelikult on täiesti savi, ma olen nii väsinud, kõik sobib. Siin Wolfsburgi linnas muuseas on Volkswageni tehas. Ma tegelikult tahaks hullult sinna minna, aga mul ei ole aega. Väga old school värk. Sellised võtmed. 2 eraldi võtit. Üks on toaukse võti ja teine on retseptsiooni või selle frontdeski võti. See ei tee midagi. Korralik nostalgia pauk. Ruudulised kardinad ja suitsed ruudulised voodikatted ja aga ei, sobib küll mulle. Hommikul näeme. Tšau. Hotell Koja uks läheb mu selja tagant kohe kinni ja mind ootab ees umbes 4 tundi mööda autobaani Hartsmanndorfi suunas. Ja enne tahaks leida kuskilt normaalset kohvi. Hommikusöök iseenesest oli jumala okei. Ma ei olnud eriti panustanud sellele, et midagi maitsvat süüa antakse, sest hotell on sööke suht nostalgia hõnguline, aga söök oli väga hea. Kohvi kuhugi ei kõlvanud. Vaatamata sellele, et ma nii palju Saksamaal käin, ma kipun unustama, et siin ei ole nii, et kõik kohad tehakse hommikul kella 6 lahti ja pannakse õhtul 23 kinni. Aga McDonald's said sedast välja, tellisin omale ühe kaera cappuccino ja siis hakkame sõitma. Ma olen elus küllaltki mitu korda siin käinud seda autobaani sõitmas, nii et ma juba teadsin, mida oodata. Aga kõigile neile, kes ei ole käinud, siis jah, tõesti, kiirusepiiranguid ei ole autobaani peal, et selles mõttes on äge. Aga see, mida filmidest näed, et sa saad nagu pikalt mööda sirgeid 200 kiltsi tunnis sõita, see tegelikult ei vasta tõele. Liiklus on ülitihe. Eriti siin hommikuse tipptunni ajal. Tere tulemast Hartmannsdorfi. Väga väike linnake. Saksamaal mitte kuskil. Igatahes siin paikneb SLG nimeline labor, kuhu ma siis oma tõukaratta tõin, mida me esmaspäeval siin testima hakkame raadiohäirete vastu. Käisin lõunaaeg, ma tahaks süüa midagi ja mul on hullult vaja paberitööd teha, mis mul on kõik tegemata jäänud samal ajal, kui ma ringi seiklesin mööda Saksamaad. Nii et ma lähen otsin ühe kohviku. Gasthof und Pension, Elli. Okei, see on super awkward koht. Või tähendab koht tegelikult ei ole super awkward, ma arvan, et lihtsalt ei ole kunagi turiste näinud. Sest ma tulin sisse siia, see on mingi väike koht. 3 lauda ja kõrval lauas istub mingi vanem paarike. Nii teenindaja kui see vanem paarike jäid lihtsalt vaatama mind. Ei olnud mitte midagi, lihtsalt jõllitsed. Siis ma läksin leti taha ja küsisin inglise keeles noormehe käest, et kas ma inglise keeles tellida saan. Selle peale ta ei olnud mitte midagi, ta läks taharuumide juhataja. Ja juhataja siis räägib umbes 3 sõna inglise keelt, aga ei, ta tõi mulle menüü, mis on loomulikult kõik saksa keeles.
ja siis ta vaatas pealt, kuni ma Google Translate'i abiga sellest menüüst midagi aru saan. Aga ma ei julgenud nagu juhataja valvsa pilgu on midagi muud küll võtta kui kohaliku tossa originaalšnitsli. Sain oma šnitsli kätte, see on hiigelsuur. Siin on 2 erinevat sorti kartulit, umbes pool siga on tükkideks lõigatud ära praetud ja minu meelest saia peal on toore sakkliha. Aga kuna see juhataja on veits siuke nagu no mitte kõige sõbralikuma olemisega tüüp, siis ma vist ei julge järgiga jätta. Kuna see on nii äge väike linnake, siis ma mõtlesin, ma jalutan natuke ja ma lähen vaatan siin nurga taga peaks olema üks vanade transpordimasinate muuseum. Vaatame, kes sinna sisse saab. Jah, muuseum on isegi avatud, aga kaardiga maksta ei saa ja mul isegi ei ole kaarti, mille sularaha võtta, nii et tundub, et ma saan ainult aknast piiluda. Kui siit aknast piiluda, siis ausalt jube äge tundub. Mingi vana veokaraam on siin, vanad mootorid. Ma arvan, see oleks täpselt minu vasti muuseum olnud, aga no ei osanud arvestada just sellega, et või no ei tulnud nagu meelde, tegelikult ma ju tean, et Saksamaal ei saa iga pool kaardiga maksta. Nii et mis siis ikka, ma lähen jalutan tagasi auto juurde ja sõidan Leipzigi, mis on veits suurem linn. Mul on ööbimine seal ja seal vast saab kaardiga maksta. Ma mõtlesin, et ma vaatan korra kaarti, enne kui ma Leipzigi sõitma hakkan, et äkki ma leian mingi ägedama tee kui autobaan. Ja tasus täiega ära sellepärast, et esiteks oli nunnu backroad, kus on igasugu ägedad ehitisi ja põllud ja asjad. Aga mulle jumala tee peale jäi selline loss, mis on kivinuki otsas ja vaatab üle mingisuguse jõekäänu ja seal taamal on ka päike parasjagu loojumas, nii et igati hea ajastus oli siia tulla. Tegemist on Gripsteni lossiga, Gripsten Castle, selle kohta on ka Wikipeedias artikkel, aga kahjuks ei ole seal väga nagu mingit põhjalikku selgitust, et mis ta on ja mille pärast ehitatud on. Siia nüüd mingitel hetkel saab sisse ka minna. Täna ei ole kindlasti see päev, kui sisse saab, sest kõik uksed on lukus, aga mu meelest ei olegi tähtis sellepärast, et see vaade siit on päris amazing ja ma arvan, et sees ei ole küll midagi enamat, mis trumpaks üle selle mega suuri kivimonsteri siin kaljunuki otsas. Nii et ma olen igati rahul. Tänane sightseeing on täiega korda näinud. Täpselt siuke minu masti värk. Siin teisel pool on mingisugune park ka veel. Kui ma oleks veits soojamalt riides ja mul oleks veits rohkem aega, siis ma tahaks võib-olla sinna kondama minna. Ma jõudsin nüüd oma hotelli Leipzigis. Esimene emotsioon oli veits kahtlev, sellepärast, et ümberringi ei ole mitte midagi, laohooned ja raudteed. Ja maja näeb välja siukene klassikaline 9-korruseline preemmaja, aga seest on väga okei, nii et ma loodan, et Leipzig. Voodi on, väike telavussar on ja voodi on kõva võit ausalt öeldes. Kuna mul oli päevast ikkagi veel mingi paberitööd tegemata, siis ma rohkem kuskile täna minna ei plaani ega jõua ega tegelikult jaksa ka. Aga kõht oli tühine, ma käisin toidupoes ja ma tahtsin näidata ühte äärmiselt huvitavat toodet või isegi 2 väga huvitavat toodet, mis ma poest leidsin. Esiteks, võib-olla alustame ühest joogist. Tegemist on õlle ja koola miksiga. 58% õlu, 42% koola. Ja see on äärmiselt vastik. See on nagu magus ja kibe samal ajal. Mulle muidu maitseb nii õlu kui koola, aga see kokku nad üldse ei tööta. Aga mis on veel oluliselt põnevam toode mu jaoks on see hapu kurgipurki pakendatud viineritega ja neid on nagu massiliselt. Ma ei näinud neid täna esimest korda, ma käisin eile ka poes ja ma nägin seal täpselt samasugust asja. Ja ma ei saa tegelikult aru, mille jaoks need on. Sest tegin selle purgi lahti ja sõin ka. Nad on maitsvad. See mõttes, et need on viinerid soolvees ja aga see on kõik. Nad ei erine mitte kuidagi tavalisest kilesse pakendatud viinerist. Maitseb täpselt nagu iga teine viiner. Et miks ta siis peab olema klaaspurgis ja vees. Siin on külje peal lõpetus ka, et selle paned sooja vette selle purgi 5 minutiks ja siis on
nii et ju siis on, aga süüa on igatahes kõlbavad. Üldiselt, kui ma niimoodi üksinda reisimas käin ja mul mingisugune vaba pärastlõuna või vaba päev peaks juhtumisi tekkima, siis ma tavaliselt mingeid suuri plaane omal ei tee. Ma käin üldiselt lihtsalt avastan linna, mulle meeldib vaadata, mis inimesed teevad, kuidas inimesed elavad, arhitektuuri, jalgrattaid meeldib väga vaadata. Ja siis ma teen täna ka täpselt seda. Ma tegin hotellis kiire Google'i, kas siin linnas on midagi, mida ma väga-väga tahaks näha, ilma milleta ma ei saa ära minna ja ma aastal tegelikult ei ole. Nii et ma lähen vanalinna ja vaatan jõuluturgu. Kui ülejäänud linn oli pigem vaikselt, siis vana linn on ikka äärmiselt rahvast täis ja vaikselt hakkab jõuluturg ka paistma eest. Suht siuke tihe trügimine, ma enam ei tea, kas laupäeva päeval oli hea mõte siia tulla. Mega hea vorsti rõhk. Üliäge on selles mõttes, et siin müüakse igasugu asju, see ei ole nii nagu Tallinna jõuluturg, kus on 20 putkat, kus müüakse põhimõtteliselt iga pool täpselt samas. Siin on kirjeldamatult kitsas ja palju rahvast, et ma ei tea, kui palju mind peale jääb, aga see on poolemeetrine bratwurst, millest ma juba pool olen ära söönud. Ma leidsin nii palju ruumi, et ma saan ikkagi filmida. 6 eurot ja sellest saab umbes 4 korda nii palju vorste kui Tallinna jõuluturul. Aga siin on hull trügimine, mul tegelikult on sellest siiber, ma söön oma bratwursti ära ja lähen siit minema. Ma tulin nüüd jõuluturult ära ja üldse vanalinnast üliilus ja üliäge küll, et jõuluturg on mega suur, aga ka üliintensiivne. Ja ma tulin rongijaama sellepärast, et ma tahtsin jõuluturult kommi kaasa osta, aga nagu Saksamaal ikka, siis kõik käib sularahas. Ma tahtsin teil näidata lihtsalt, et austus rongijaam on iseenesest vähemalt sama äge kui see jõuluturg. Kõik on kaunistatud ja see on nagu suur ja uhke ja ma ei oodanud üldse midagi sellist. Ja kohe on aru saada, et Saksamaal tegelikult kellel üldse palju, aga jään mingi poolest päevast juba 4-5 järsku inimesed muutuvad väga lõbusaks ja valju hääldus. Ja mis veel? Võrreldes näiteks Berliiniga, mis esiteks mulle ei meeldi, juba sellepärast on hästi räpane ja siuke kuidagi korrapäratu. Ma tunnen nagu turvaliselt ennast. Et Berliinis või mõnes muus suures linnas üksinda õhtul jalutada nagu väga ei taha. Siin, ma ei tea, ei ole üldse nagu sellist tunnet. Et noh, siin minu selja taha 2 noormeest läksid just põit kergendama sinna aia äärde. Aga vaatamata sellele ma nagu ei tunne, et ma ei peaks siin üksinda õhtul liikuma. Pühapäev on Saksamaal puhkamise päev, mis tähendab seda, et kõik kohad on suletud. Nii et ma otsustasin, et ma teen täna ka ühe linnatiiru. Ma tulin veist teise piirkonda ja kui ma eile käisin autoga linnas, ma unistasin sellest, et mul oleks jalgratas, ülihea oleks käia ja näha ja ringi sõita. Ja siis mul täna hommikul kohvi juures tuli meelde, et aga mul on ju oma sõiduvahend kaasas, juba mugav selles mõttes, et näeb hästi palju ja saab igale poole kiirelt seisma jääda, mõni pilt teha, imetleda ja jälle edasi minna. Üliäge linnaosa. Graffitit täis hästi, nagu te näete, aga siukene ei ole nagu soditud, on siuke pigem nagu kuidagi ilus ja värviline. Mul selja taga on kanal ja siin kanali ääres on erinevad hooned ja restoranid ja asjad ja siukene peaaegu nagu Amsterdami vibe Saksa võtmes. Mul hakkas nüüd väga külm, nii et ma tulin, võtsin ühe sooja kohvi. Ma joon selle ära ja siis ma lähen tagasi hotelli ja siis on täna veel nii palju aega, et ma vaatasin paar muuseumit on pühapäeval lahti, nii et ma üritan muuseumist ka käia. Ma tulin nüüd ajaloo muuseumisse, siin peaks olema teine maailmasõda ja selle järgne aeg.
Saksamaa nagu reeglid tema ikka, mul lubati kaasa võtta kaamera lahkelt, ma pidin ära panema koti ja jope ja kui ma hakkasin kaameraga minema sinna sisse, siis tädi ütles, et kuule, see on keelatud. Et see on ikkagi ohtlik riist, et see tuleb maha jätta ja ma panen selle nüüd ilusti kappi ja lähen muuseumisse. Super huvitav oli ausalt öeldes. Ma ei ole mingi ajaloosõber kunagi olnud, mu jaoks ajalootund oli koolis üks igavamaid, aga ülisukene hariv ja liigutav äge käik oli. Ma teid mingi pika tunniga piinama ei hakka, panen mõned klipid siia ja sinna all on muuseumi nimi. Keegi Leipzigi satub, siis täiega tasub minna sinna. Üliäge ja tasuta sissepääs ka. Kuna pühapäeval on toidupoed kinni ja mul on toiduvarad otsas, siis ma tulin õhtus sööma kohta nimega China White. Lootsin väga saada autentset Hiina sööki. Tundub, et siin on pigem siuke Vietnami mõjutus tugev kui Hiina, aga vahet ei ole. Ja ma tellisin midagi, mis oli siis vietnami keeles. Oli kana, oli krevetid. No siukene fried rice kana ja krevetidega põhimõtteliselt. Jõukralt hea. Tõesti väga hea. Veits terav ja väga maitseküllane. Igatahes, kuna mul on hommikul väga vara start, siis ma söön nüüd kõhu täis, lähen hotelli, panen oma asjad ukse juurde valmis ja lähen magama. Enne veel, kui ma hotelli lähen, ma tahan näidata ühte asja, mis minu hullult segadust põhjustas. Ma tahtsin parkida sinna, kus see sinine prügikast on, seal on auto praegu ja selle koha peal oli prügikoht. Siin on parkimine, siin pool teed, kellaga 1 tund. Nüüd tuleme siia. See auto, mida ma enne näitasin, on see seal ja see parkimise märk, mida me just vaatasime, on seal. Nüüd vaatame seda märki. Siin on parkimine, nool sinnapoole, justkui seal pool teed. Kellaga 4 tundi ja kella 8 ja 18 vahel. Pluss siis veel elektriauto märk. Ma saan aru, et see elektriauto laadimisjaam on siin, aga see ja see märk mõlemad kehtivad selle koha kohta seal. Et kumb siis on? Ma ei tea, kuidas see välismaal parkimine alati nagu nii palju segadust põhjustab, et ometi võiks ju nii lihtne asi olla. Kui keegi aru saab, siis kirjutage kommentaaridesse, mis see tegelikult tähendab. Mina igatahes loobusin ja parkisin nurga taha, kus on ainult 1 silt, mis oli küllaltki selge. Kuigi tegelikult ka siin, kui vaatama hakata, on parkimine sealpool tänavat kellaga 2 tundi. Aga mis siin siis on, kuhu ma parkisin? Auto on igatahes alles ja kviitamit akna vahel ei ole, nii et tundub, et ma tegin kõik õigesti, aga võtta aru ma küll ei saa, mis ma tegin. No tere hommikust. Kell hakkab nüüd vaikselt 7 saama. Ma söön kiire hommikusöögi ja siis ma sõidan tagasi Hartsmanndorfi, kus me hakkame tegema raadioteste täna ja homme. Ma kaamerat sinna kaasa võtta ei tohi, seal ei tohi pildistada, filmida ja ilmselt on ka telefonid keelatud. Ma ei ole kunagi raadiolaboris käinud, nii et ma tegelikult ei tea, mis moodi see üldse käib, aga põnev on. Nagu ma ikka käin, oma piima kaasas. Kui ma kogu aeg kaerapiima jood, siis maitsega on ärjanud, siis lehmapiimaga kohvi taha mitte minna hommikul. Ülimõnus on sõita. Ma hakkan nüüd tegelikult juba kohale jõudma. Aga hea tee oli täiesti tühi. Päike tõusis, laiad, sirged, pikad teed. Väga mõnus. Võiksin samaga hommikul ringi sõita sinna ausalt öeldest, kui kogu aeg see kiirteeni tühi on. Aga ma olen nüüd kohal, nii et õhtul jaga muljeid. No tere tulemast minu jaoks harjumuspäraselt prantsusekeelse Chemnisse, sakslaste jaoks Chemnitzisse. Minu selja taga on mega suur Karl Marxi kuju. Päev otsa olin laboris, testisin, istusin laua taga, nii et ma mõtlesin, et kui ma õhtul siia linna jõudsin, kus mul täna ööbimine on, siis ma jalutan linna peal ühe tiiru. Nagu ma Google'ist aru sain, siis ega siin väga mujale jalutada pole kui jõuluturg ja Karl. Jõuluturg iseenesest suht sarnane Leipzigi omale. Kraam, mida müüakse, tundub enam-vähem sama. Kartulispiraal, bratwurst, piparkoogid, kaunistused, maiustused. Aga üli palju parem nagu kogemus, sellepärast, et siin on reaalselt ruumi liikuda. See muidugi täna ka esmaspäeva õhtu, mitte laupäeva pärastlõuna. Nii et selles mõttes võib-olla veidi parem aeg, kui ma siia tulin. Täiega siuke nagu veits üle võlli kaunistatud, aga nii äge ja ilus karussellid, tuled, asjad. Tere tulemast Glück Wine Lounge'i. Ma leidsin ikkagi ühe koha, kus saab kaardiga maksta ja tellisin mulle glögi. Ma küsisin alkovaba, aga noormees vist ei kuulnud mind või ei hoolinud. See maitse järgi kindlasti alkovaba ei ole.
mis on väga cool, on need tassid. Tassi eest maksad 4 eurot renti. Tegemist on päris keraamilise tassiga, mingisuguse jõulukaunistusega või jõulupärase joonistusega. Ja kui sa seda ei taha, siis sa saad selle tagasi viia, 4 euri tagasi. Aga kui sa seda 4 eurost endale tahad, siis igaks võib selle koju minna. Sest igati nunnu väike tass ja suveniir. Nii et cheers! Erinevalt eile õhtusest vihmasest ja pimedast Chemnitzist on täna oluliselt ilusam ilm ja näeb ka midagi, kuhu minna. Ma teen teile kõigepealt kiire korterituuri. Lihtsalt sellepärast jumala äge korter sai mul täitsa kogemata. Ning seejärel kiire hommikusöök ja siis me lähme Dresdenisse ehituspoodi. Kõigepealt tuli tulla 5 korrust trepist üles ja siis ma tegin lahti selle korteri ukse ning seal vaatas vastu järgmine trepp. Ma mõtlesin, mul on mingisugune pisikene pööningu nurgakene, nagu piltide peal tundus, aga tegelikult ma ei tea, kuidas see nagu nii läks, aga ma sain ülisuure katuse korteri. Ja savise korter, mul on selline rõdu. Ja kuna ma ei ole hotellis, siis mul loomulikult ei ole hommikusööki, nii et ma käisin eile õhtul supermarketis ja ma teen ühe kiire saksapärase hommikusöögi enne minekut. Minu jaoks ikkagi õige saksa experience on pretzel. Pretzel ei ole väga hea, ta ei ole mulle kunagi eriti meeldinud, ta on veits kõva, veits soolane, aga mu jaoks on see jah kuidagi siukene nagu omaette kogemus, et kui ma Saksamaal käin, siis ma ühe pretzel ikka söön. Siis ma ostsin geflügelsalat, mis on siis kanasalat mandariini ananassiga. Ja lisaks mul on üks kauss, sealt sees saab äkki mõne tomati ja salatile ja falafeleid. Jäädis. Käisin nüüd ära Tekra Automotive'i testimislaboris. Jõhkralt äge. Nii suur. Seal sees on oma ringrada, oma offroadi rada. Seal tehakse põhimõtteliselt kõikvõimalikke vähegi sõidukitega seotud olevaid teste. Kui ma sinna sisse läksin, siis ma pidin väravas laskma turval oma telefonikaamerad turvaklepsudega kinni katta. Ja need ei olnud mitte niisama klepsud, vaid siis olidki nagu need klepsud, mida ei saa eemaldada ja pärast tagasi panna. Ma olen tegelikult juba Dresdenis ja mul oli nii suur pingelanguse hetk, et mul kõik asjad on tehtud ja kõik kuidagi lahenes, et ma unustasin tankida ja ma jõudsin Dresdenisse võt niimoodi, et mul on tervelt 30 kiltsi range bensu ja 0 kilomeetrit akut järgi. See hübriidivärk on nagu vägev küll, aga mu meelest selle juures suur probleem on see, et nagu täiesti kuiva vaaki läheb napilt 43 liitrit sisse, mis tähendab seda, et sinna autobaani peal 160-170 kiltsi tunnis sõites sellega tegelikult väga kaugele ei jõua, enne kui järgi tankima peab. Nagu mul vaikselt siis traditsiooniks saanud on, siis välismaal ikka ehituspoest tuleb ka ära käia. Et kõik ikkagi väga tõene oleks. Ma tegelikult enne käisin ka korraks ehituspoes, või ma käisin ühes autopoes, ostsin ära need asjad, mis mul vaja oli. Nüüd mul on need asjad tehtud, mis mul oli vaja teha, nii et ma saan rahulikult ehituspoes ringi vaadata koos teiega. Valik on suur, kaupa on üli palju, igasugu asju, mida meil ka müüakse, on ju. Lähed poodi, on sul 2-3 valikut, siin on nagu 7-8 valikut ja hinnad on odavad. Jälle ma mõtlesin, et okei, toidukaupade hinnad on odavad, aga tead, siin on ka odavad. Nagu kadedaks teeb kohe. Kinnitusvahendite valik on ka mega. Siin on nagu, ma arvan, Tallinnas lähed näiteks, mina laagi Bauhausi. Kogu kinnitusvahendid, mis on üldse müügis on, mahuvad siia. Siin on nagu niimoodi ja sealt veel jätkub. Ja kui nüüd lähemale tulla, hakata vaatama, mida pakutakse. Alumiinium, polt, alumiinium seib, alumiinium mutter, roostevaba polt, seib, mutter. Alla 200 eurosed mururobot emale. Ja see on ilmselt mingi soodushind, nagu ma aru saan, vana mudel, aga see on ülihea robot ja meil müüakse kasutatult. Ma arvan, sama hinnaga või kallimalt. Ma tulin korra puitmaterjali osakonda ka, mõtlesin, ma saan lihtsalt huvi pärast võrrelda näiteks 50x100 plussi hinda, aga see vist on veits vale pood. Siin on siuke nagu nikerdatud materjal kõik. Näiteks siin on 90x90 ja 2 meetrit pikk, või isegi mitte täpselt 2, vaid huvitavalt 20. Need siuksed tuledaga loomakesed
on ka hullult ägedad mu meelest, ma olen tahtnud omale sellist, kunagi pisikeselt metallist olid, aga need kippusid ära roostetama. Sihukest tahaks täiega, need on nii kallid, need on siin ka päris kallid, no ei raatsi osta. Et mitte päris tühjade kättega poes koju minna, siis ma ostsin jumala haamri. 9 eurot, dog at work. Dog on raudselt rahul. Kohe? Max? Max? Mis sa haamriga tegid? Mis sa tegid haamriga? Okei, ma pidin auto tee ääre seisma jätma, et tulla vaatama, mis see on. See on Elbe jõgi, nagu Google Maps mulle ütles. Üli ilus on. Päike loojub üle vee. Seal on, ma ei tea, kas näha on, seal on lambad. Mul on see film, Dude, Where's My Car? Ma tiirutasin eile nii palju ringi siin majade vahel, et ma enam ei mäleta, kuhu tänavasse ma parkisin, aga ma arvan, et ta on seal kuskil. Dresden jääb minust nüüd selja taha, nii et ma siin suurt midagi ei näinudki tegelikult peale parkimisrämmari ja restoranide, kus süüa ei saanud. Aga see polegi praegu üldse tähtis, sest tegelikult tahaks koju juba tagasi. See trippimine väsitab ikka hullult ära niimoodi ja teiseks ma loodan väga, et kui ma nüüd praegu Wolfsburgi sõidan ja liiklus mind õnnistab, siis ma jõuan ilusti laos asjad tehtud, viimased asjad maha panna, mis mul autopäeval on ning seal saame käia Volkswageni muuseumis. Ma käisin, andsin ära asjad, mis mul veel auto peal olid laopoistele, rääkisin nendega 3 sõna juttu, tegime mõned märkmed ja siis kui tööpäev läbi sai, siis mul on nüüd täpselt nii palju aega, et automuuseumisse tulla. Ma pole veel sissegi saanud ja ma olen juba väga excited. Siin on siis põhimõtteliselt lisaks muuseumile ka siuke nagu suur vabaõhuala. Muuseum pannakse kinni kell 5, ülejäänu on avatud vist 22 või 23-ni. Neil on siin oma Christmas market, siin on lastele mingisugune liumelaadne asi, isegi kunstlund on tehtud lastele. Aga igatahes mina suundun nüüd muuseumi alale nii kauaks, kui see avatud on. Üli jõhkralt mega äge oli. Ma ei oleks osanud arvata, et see nii äge on. Ma oleks igast autost, mis seal näidatud oli, tahtnud teha 5-minutise klippi, aga ma hoidsin täiega tagasi ennast, nagu te aru saate. Ülejäänud autostaat on põhimõtteliselt rohkem Volkswageni esindus. Väga-väga uhke esindus, aga ikkagi esindus. Seal üleval on Volkswageni showroom, kus on kõik uued mudelid näha. Lisaks on siin eraldi hoonetes ka näha Seat, Škoda, Porsche, Audi, Volkswagen Grupi autod. Mind isiklikult uued masinad väga ei paelu, minu meelest on nad kõik ühte nägu ja veits liiga plastmassised. Aga keda huvitab, siis siin on kindlasti nagu vaatamist, näppimist, tutvumist veel kauemaks. Proovisõite saab teha. Ja kui sa omale uue Volkswageni ostad siit Wolfsburgist, siis sa saad paluda, et see deliverdatakse sulle siia sellesse klaastorni, see kõrval on teine veel. Ja on parkimismajad, iga see ruuduke on eraldi parkimiskoht. Ja kuskil seal sees oli siis suur tabloo, kus on näha, mis kell kellegi auto väljastatakse niimoodi. Su nimi on siis seal suurelt Volkswageni esinduse seina peal ja sa lähed õige värava juurde ja su auto tuleb sealt ülevalt klaastornist alla sinu juurde. Ma arvan, et siit selle Volkswageni jõuluplatsi pealt, mis on võib-olla veidikene kommertslik ja samas väga ilus koha pealt, on mul paras aeg see Saksamaa reisivideo kokku tõmmata. Mul on kõik huvitav osa nähtud ja tehtud. Mind ootab veel ees autosõit Hannoveri, mis on siin samas kõrval, mingi 100 kilti hotell, mis asub lennujaama kõrval ja hommikul ma lähen juba selle sama pisikese propelleritega lennukiga tagasi Tallinna suunas. Mul on super hea meel, et te vaatasite, ma loodan, et teile meeldis, jätke kommentaare, küsige küsimusi ja tellige kanal ning kohtume juba järgmises videos. Tšau!